Härra president, tere tulemast Axiosesse. Aitäh! Soovisime, et see oleks rohkem vestlus kui tüüpiline intervjuu, kus liigume teemalt teemale. Olgu! Ja me tahtsime teha seda nii, nagu Axiosile meeldib. Midagi suurt. Olgu. Ja nii, suur küsimus, mida tahame käsitleda, on võim. See, kuidas te sellest mõtlete, ja sõjavägi. 10 aastat tagasi said sinust president ja sellest ajast saadik oled saanud palju kogemusi. Selle aja jooksul, mis on suurim õppetund, mille oled võimu kasutamise kohta õppinud? Noh, ma arvan, et sa pead seda tegema kaalutletult. Ma arvan, et kogemus on väga hea. Ma ütlen alati, et potentsiaal on palju olulisem ja väärtuslikum. Teisisõnu, oskuste omamine on olulisem kui kogemus. Mõlema olemasolu on hea. Ja ma õppisin palju oma esimesel ametiajal. Ja mulle öeldi hiljuti, et meil oli Gisette, kes värises, ja Gisette, kes oli väga domineeriv. Mida me saavutasime? Seda, mida ma tahtsin. Ja keegi ütles hiljuti, et see on palju võimsam ametiaeg kui esimene. Kaugelt. Meil oli hea esimene ametiaeg, pavim majandus, head asjad. Me ehitasime sõjaväe uuesti üles. Aga ma tunnen, et see ametiaeg on võimsam kui esimene. See tuleb kogemusega. See tuleb ka sellest, kui sul on eelkäija, kes on täielik katastroof. See mees oli katastroof. Ja seetõttu, kui sind võrreldakse kellegagi nagu tema, tundud parem, kui sa tegelikult oled. Aga ma tunnen, et see on praegu väga võimas valitsus. Praegu tõesti tugev valitsus. Sa mainisid G7 kohtumist ja nägid mitut G7 liidrit. Ju vários líderes mundiais. Sa astusid sisse ja ütlesid, mina olen ülemus. Jah. Kui paljud neist uskusid seda? Kõik nemad. Ma lihtsalt tegin nalja. Jaa. Asi oli selles, et nad kõik istusid seal. Ja siis ma astusin tuppa ning see oli naljakas, sest neil on pikk laud, aga neid on 7. Laud on mõeldud umbes 30 inimesele. Nii et kogu laua ots nägi välja peaaegu nagu ideaalne poodiumi seadistus, eks? Ja ma nägin kõiki seal istumas, tuntud isikud, riigipead. Seal oli veel mõned, nagu teate. Mõned, näiteks moodi Indiast, väga hea mees. Paljud inimesed tulid. Või nad võivad tulla istuma. Aga ma läksin sinna nende juhtidega ja vaatasin neid. Ütlesin, mina olen ülemus ja kas te mäletate mind? See levis üle kogu maailma. Ma ei usu seda. Ma lihtsalt üritasin olla armas, naljakas. Ma ei püüdnud olla ülemus. Sul on kogemus maailma juhtidega oma 2 ametiaja jooksul. Ja mis on sinu definitsioon juhist? Noh, juhte on mitut tüüpi. Eile näiteks, mainin jälle seda nime. Väga hea tead. Kogu oma elu olen Indiat jälginud. Nad muudkui muutusid. Keegi pidas vastu 6 kuud, siis aasta. Ta on seal olnud üle 12 aasta. Väga kindel. Ta teeb seda väga rahulikult. Ja ometi ei ole ta rahulik inimene. Ta on karm tüüp. Ma tunnen teda hästi. Ja sul on erinevad juhid. Ma vaatasin Brasiiliat. Juht, keda ma vähe tunnen, on väga muutlik ja ettearvamatu inimene, tead. Ta on väga ebastabiilne. Sa ei ole Lula fänn. Ei ole fänn. Jah, ma ei mõtle temale, ausalt öeldes. Ma ei mõtle temale. Mind ei huvita vähemgi. Aga ta on nüüd teistsugune inimene. Ettearvamatu. Ma vaatasin, kui ta pidas kõnet. Ja kõik oli korras. See oli väga hea. Nii et kui sa räägid juhtidest, siis mis neil kõigil ühist on? Vaata, jah, nad on kõik targad. Sellele tasemele ei jõua ilma intelligentsita. Tead, kes on väga tark? President Xi. Ta on väga tark mees. Sa ei jõua sellisele tasemele riiki juhtides, isegi kui see oleks väike riik. Sul on midagi erilist. Mõnel juhul see muidugi ei toimi. Aga sul peab olema midagi erilist. See ei ole lihtne asi, mida teha. Mis on see, mida sa Xi juures kõige enam imetled? Meil on väga head suhted. Ja sa ilmselt kuulsid mind eile seda ütlemas. Ma ütlesin, et tahan talle väga tänada, sest ta ei sekkunud kogu Iraani küsimusse. Ta oleks võinud sekkuda. Oleks võinud saata naftatankeri koos 12 hävitajaga, et blokeeringust läbi murda. See oleks olnud uskumatu sõjaline tegevus.
Ma arvan, et see jääb tuntuks kui suur sõjaline manööver. See oli sama tähtis kui kogu pommitamine, mida me tegime. Nad olid suremas. Neil polnud juba kuid, raha ega midagi. Aga president Xi, ma palusin teda, ma ütlesin, ma oleksin tõesti tänulik, kui te ei sekkuks. Ja ta oli suurepärane. Ta ei sekkunud. Ja kui keegi teine oleks seda öelnud, siis ma ei usu, et oleksin temalt küsinud. Aga temalt ma küsisin. Ma saan temaga hästi läbi. Ta on tugev mees. Ta ei mängi mänge. Ta ei istu ega ütle, oh kui ilus päev. Imeline päev, Mark. Vaata kui ilus. Vaata päikeseloojangut. Sellist asja pole üldse. See on selline asi, mis mulle meeldib. Ma arvan, et see on suurepärane. Kas Hiina süsteemis on midagi, mis on kasulik sulle ja su riigile, mida sa tahaksid siin näha? Jah. Tegelikult peaks see olema nagu puudus, tead. Meil on ettevõtlikkus ja kõik need asjad, mida sa loed, aga nemad on seal sama kiiresti kui meie. Tead, midagi tuleb moodi ja me jõuame sinna, aga hiinlased juba ootavad meid seal. Või me edestame neid natuke. Aga me võidame neid tehisintellektis. Meil on maailma tugevaim sõjavägi. Meil on kõige võimsam armee. Ta tunnistas, teil on kõige võimsam. See on ehitamine. Ehitasin oma relvajõud üles. Esimesel ametiajal ja tegin head tööd. Vaata Venezuelat. 48 minutiga oli kõik läbi. Ja muide, nüüd on meil suurepärased suhted. Ja me oleme selle sõja Venezuelaga juba mitu korda maksnud. Ja me pumpame miljoneid naftabarreleid ja teenime rohkem raha kui kunagi varem. Kõik suured naftafirmad tulevad sisse, see on uskumatu. Pole enam ühtegi kohta, kus oleks nii palju naftat. Meil on kõige rohkem. Ja nemad on tõenäoliselt teisel või kolmandal kohal. Ilmselgelt, kui ma küsiksin sinult, kes on 2 suurimat liidrit, kes sulle praegu maailmas kõige rohkem meeldivad, siis ma eeldaksin, et üks neist on Xi. Jah, ma arvan, et juhtimise mõttes see on tõsi. Noh, kes on see teine? Kui sa mõtled võimu peale, siis mõjuvõim on suutlikkus asju ellu viia. Aitäh! Nad teatasid väga headest numbritest. Ta hoiab end sõdadest eemal, mis on tark. Tal on umbes 5 miljardit inimest. Ta on suurim. India on suurim. Nüüd teeme palju äri. Nad ei ole sellega rahul, sest neil läks varem paremini. Moodi on suurepärane, Xi on suurepärane. Klassika, tead. Kui sa teeksid filmi ükskõik kummast neist, ei leiaks sa Hollywoodis sellist meest, tead. Ma ütlen sulle, on küll. See on nagu näiteks Xi välimus. Tal on suurepärane välimus, tead. Välimus ei loe. Meil ei meeldi öelda, ära räägi välimusest. Aga ta on pikk. Ta on 1,80 m, 1,88 m. Tal on suur kasv. Tal on suur enesekindlus ja ta on tark. Moodil väga erineval moel on austus. Ma olen näinud, tead. Ma tunnen tõelist moodit. Kõva pähkel. Ma ütlen sulle, sul on. Ma avastasin midagi, mida ma ei teadnud. Pakistanis sul on. Väliväe marssal kõlge auastmega ohvitser. Kes suurepärane? Minar, tema on suurepärane. Ja sul on peaminister. Nad saavad omavahel väga hästi läbi. Ma mõtlesin, võib-olla sõjaväelane. Ta austab peaministrit. See on ilus asi, mida näha. Aga nad aitasid meid tõesti selle kokkuleppega. Nad tundsid iraallasi ja inimesi. Ja nad olid head. Juhtidel on nii palju erinevaid tüüpe. Enamasti, kui sa oled tark inimene, saad aru. Tead, sa pead olema nendes positsioonides. Sa pead olema tark, sa pead olema tugev. Võib-olla isegi veel targem, aga kombinatsioon on parem. Aga meil on suurepäraseid juhte ja väga halbu juhte. Keda ma tean? Räägime sellest. Kes on kuri? Mõlemad, need, kes on nõrgemad. Ma ei saa seda öelda, sest ma ei saa öelda. Ma ütlen sulle siiski, et need viimased päevad on olnud väga huvitavad. See toimus Prantsusmaal ja Emmanuel Macron, kes ei jää sinna enam kauaks, on selle riigi praegune president. Ja tema oli, kas ma ütlen teile ühte, ta tegi suurepärast tööd. Ta korraldas 7 tippkohtumise. Tõesti väga hea töö. Mitte mingit mängu, mitte midagi. Ta kutsus mind nädal aega varem ja ütles, kas sa teeksid mulle teene? Kas sa tuleksid Pariisi? Sooviksime sind austada.
Ma näen seda kui austust rahva vastu. Aga tema ütles, tahaksin sind austada. Ja tal olid Euroopa suurimad inimesed. Ja ongi nii. Ja ma olin nagu, et ma ei kavatse seda teha. Aga ta teadis mu nõrkust, sest ma arvan, et Versailles on üks suurepärasemaid kohti. Aga ei, see on uskumatu. Ja see pole midagi, mida nad teevad. Ma saan aru, et nad ei tee seda. Ja meil oli õhtusöök. Ma arvan, et ta tegi G7-ga suurepärast tööd. Ma olen näinud palju G7 tippkohtumisi, väga paljusid neist. Ja enne oli see G8. Nad oleksid pidanud G8 alles jätma. Tõenäoliselt poleks siis Venemaa ja Ukraina vahel sõda, kui nad oleksid seda teinud. Obama ei tahtnud, et Putin oleks seal, nad tahtsid Putinit välja, see oli G8. Oleks olnud palju parem, kui nad oleksid selle alles hoidnud. Nüüd valgus tunneli lõpus, punkt konfliktile. Mida sa õppisid mitte ainult võimu kasutamise, vaid ka selle piiride kohta selle konflikti tulemusena? Piire ei ole. Ei, ma ei ole seda õppetundi veel selgeks saanud. Ma tean, et nad on olemas, aga piire ei ole. Me võitsime neid sõjaliselt. Pakistan palus mul, kuna nad on lähedased, mitte midagi rohkem teha. Ma ütlesin, mulle meeldivad nad väga. Ma arvan, et piire pole. Meil on kõige võimsam armee, kes veel oleks suutnud sellise blokaadi teha. Tegin mereblokaadi, kus ükski laev ei pääsenud läbi. Mõned proovisid, aga see ei kestnud kaua. Ja kindlasti tõi see Iraani rohkem läbirääkimiste laua taha kui varem. Kuid konflikti alguses ütlesite, et soovite ainult tingimusteta alistumist. Noh, see on tõesti tingimusteta alistumine, ilma igasuguste tingimusteta. Kas see on kõik? Ma arvan, et jah. Vaata, neil ei ole sõjaväge. Nad on mere põhjas 159 laeva. Kindlasti, aga nad võisid siiski ähvardada. Neil olid ainult need väikesed, teatud piirini. Vaata, sa võid seda kutsuda, kuidas tahad. Või kuula JCPOA-d, Obama tuumakatastroofi, mis oli nii halb. Kui Obama lahkus, ei tabaluta sõjaväge. Loomulikult. Ta ei kahjustanud mereväge ega hävitanud õhujõude. Mina hävitasingi õhujõud. Ma hävitasingi nende õhutõrjerelvad. Lendasime täiesti takistusteta. Lülitasime vargtehnoloogia välja. Nad ei suutnud midagi teha. Ta ei teinud ühtegi neist asjadest. Ta ei tapnud nende juhtkonda. Mina tapsin 2 korda, 2,5 korda. Ta ei teinud Soleimaniga midagi. Mina isiklikult tapsin Suleimani. Ja sina tapsid ajatolla. Mina tapsin ajatolla. Geniaalne. Kahjuks tegin haiget teisele ajatollale. Ma ei tundnud teda isiklikult ega rääkinud temaga. Aga inimesed... Ma rääkisin. Temast palju. Aga tal on teatud julgus. Sest ta oli raskelt. Autoriteetne, vaieldamatu ja sügav austus. Yeah, boy, Junior. Kuid siiski, kui see kõik on tõsi, Ei saa lihtsalt öelda. Unusta ära, ma hävitasin su armeed. Mitte mingil juhul. Neile inimestele, kes ütlevad, võib-olla ma polnud piisavalt tugev. Ma juba andsin alla. Ma lammutasin nende suurima silla, sest nad jäid koosolekule hiljaks. Nad ütlesid, see polnud lahe. Tead seda silda? See on George Washingtoni sild. Ma hävitasin selle 3 minutiga. Ma võtsin Harki saare ja kõik peale ühe asja. Ja ma ütlesin, jätke torud rahule, ma ei taha majandust kahjustada. Nii et ma arvan, et me olime karmid. Inimesed kuulavad, inimesed, kes ütlevad, ta oleks võinud olla karmim. Kogu armee kadus. Nüüd, õhuvägi on läinud. Kas sa nõustud? Ma olin pettunud. Lennukeid pole. Jah. Ei, valmis. Nad lõhkusid fookused ise ära. See on kõik. Nad on läinud. Merevägi 159 laeva mere põhjas. Juhtimine. Tema esimesed juhid kõik kadunud. Sealhulgas Komenne, esimene neist. Siis pandi sinna uus grupp. Väga hea, aga ebameeldiv. Ma tegelesin nendega. Nad on läinud. Me tegeleme 3. grupiga, mis minu arvates on kõige nutikam. Tegelikult arvan, et see on režiimi vahetus. Need on erinevad grupid. Miks sina? Sest nad on. Erinevad inimesed. Aga sul on Komene Junior. Paljud IRGC ohvitserid jäävad. Need on erinevad inimesed. Kaminei on erinev oma isast. Nad ei hakka rakettidega seilama.
Lõpetuseks ma vaatasin. Nafta hind langeb, nende laevad lahkuvad. Nad tahavad koju minna. Nad on kõik õliga koos. Ma tahan öelda, vaata, meil on praegu 700 või 800 laeva väljumas. Aga kui ma neid ründan, siis ükski neist laevadest ei välju. Aktsiaturg on tõusuteel, väga tõusuteel. Sa tead, et börs on viimase 4-5 päeva jooksul tõusnud, kui tundub, et me jõuame kokkuleppele. Börs on tõusnud mitu tuhat punkti. kõik on nüüd rikkamad. nüüd, kas eelistad seda või olla nagu rumalad inimesed? Olen teiega aus. Ma olen kaotanud austuse mõne inimese vastu. Ma ei taha nimesid nimetada. Ei saa. Aga tead, need karmid tüübid, sa pead neist lahti saama. Las ma ütlen sulle, ma ei otsi tapmist. Mul on presidendina inimeste suhtes üks peamine soov. Ma ei taha kunagi olla suur Herbert Hoover. See on selline asi, mis võiks põhjustada ülemaailmse majandussurutise. Kas sa teadsid, et viimase 2 kuu jooksul viisin sinna palju laevu ja keegi ei teadnud? Kas tead, miks nad ei teadnud? Sest me lõhkusime radavi. Me lõhkusime kaitsevarustuse ja nad ei suutnud midagi öelda. Eelmisel nädalal oli meil ühel ööl 25 laeva, ühel ööl 22, ühel ööl 19, ühel ööl 20 ja siis igal ööl kõigi nende alustega. Alati küsisid inimesed, kust see nafta tuleb. Keegi ei teadnud. Me lahkuksime kell 1 öösel. Kõik tuled kustus ja meie kõrval sõidaksid meie mereväe hävitajad. Meil polnud mingit varustust, sest me hävitasime kogu varustuse, mida tavaliselt kasutatakse meie avastamiseks. Veetsin 1,5 kuud, viies igal ööl kell 1 sinna palju laevu. Ja meid ei avastatud kunagi, kuni umbes nädal tagasi, kui ma teatasin, et me seda teeme. New York Times teatas, et te olite seotud operatsiooniga, milles osales umbes 20 laeva. Ma tahtsin muuta, ei oleks pidanud. Ma mõtlen, kui nad teeksid, siis ei tohiks. Ei tohiks. Tead, see pole üldse patriootlik. Ma tahtsin rääkida Kuubast ja tehisintellektist. Teeme seda ja peame seda kiiresti tegema, sest nad ootavad mind. Sa ütlesid, Et kui Kuuba on, või õigemini kui Iraan saab läbi, siis on Kuuba aeg. Kuubal on kell, loenduskell palun. See on paindlik joon, aga Marko on väga kaasatud. Ta teeb suurepärast tööd muide. Minu inimesed teevad suurepärast tööd. Aga Marko vanemad, nii hea lugu, olid Kuubalt. Nii et sa nõustud, et ma võitsin Venezuela, uskumatult. 100%. Mina tõin ta sealt ära. Kuidas saab operatsiooni Kuubal teha? Rohkem nagu Venezuela operatsioon, mis on rohkem, Kuubal on ilus rannik. Kuidas panna see rohkem välja nägema nagu Venezuela operatsioon? Iraani operatsioon on teatud mõttes palju suurem ja keerulisem ning nõuab rohkem ressursse. Relvastuse poolest palju võimsam kui Venezuela. Aga Venezuela on sõjaväeline riik, tead. Neil on palju sõdureid. Me sisenesime sinna kindlusesse, kus oli 1000 sõdureid. Ja meie läksime sisse 201 inimesega. Piloot oli vapper. Tal tulistati jalg alt ära kuulipilduri poolt, kes pääses halvast elust. Kahjuks halb surm. Ma arvan, et see on Venezuela kui riik. Asi on nii. Venezuela oli nii uskumatu, see oli tõesti uskumatu, eks? Jah, me ootasime. Õigel hetkel ütlesin, teeme seda nüüd. Pidime ilma tõttu ootama. Pidime ootama 6 päeva. Halb ilm. Piloodid ütlesid, härra, me tahame seda teha. Läksime vähem kui ideaalsetes tingimustes. Nad ei hoolinud sellest. Tegelikult kestis see 48 minutit. See on käsi. Seal on palju häid sõdureid. aitäh. Nüüd, kui me vaatame tähelepanelikult Iraani, Nad on sellist asja teinud juba 47 aastat. Nad on provotseerinud sind ja kõiki teisi meediat iga päev. Nad saavad ajakirjandusega väga hästi hakkama. Suurepärane valemeedia. Ja ma ütlesin hiljuti ühe tõe. Ma ütlesin, et kui mul oleks valge alistumise lipp üleval ja kui nad ütleksid, kiidetud olgu Trump, suurim president. Me alistume. The New York Times kirjutaks, me võitsime sõja. Nad kaotasid usaldusväärsuse,
nii et see on väga erinev koht võrreldes Venezuelaga. Aga Venezuela teab, me juhime Venezuelat nende inimestega, keda meie. Kas sa arvad, et võib olla? Kuuba operatsioon toimib sarnaselt. Sellele, just nii. Mulle meeldib kõik. Seega, aitäh. Et ma tahtsin seda sulle esitleda lääne poolkera kaarti, mitte kingitusena, eks. Aga kui sa sellele vaatad, siis näed seda kui Ameerika poolkera. Üha enam. Jah. Meid austatakse rohkem. Meil oli mees, kes ei suutnud trepist üles minna ja ma ei taha sellest rääkida. Kui ta komistab, öeldakse, Kuhu saab? see võib juhtuda, aga ära kogu aeg komista. Meil oli mees, keda ei austatud. Ta polnud tark. Ta oli vanuritele kõige halvem asi, mis juhtus. Mul on sõpru, kes on 93–95 aastat vanad. Gary Player, suurepärane golfimängija. See golfimängija tegi 71, ta on 90-aastane ja vaimselt on ta samasugune nagu 30 aastat tagasi. On palju inimesi. Biden oli kõige hullem asi, mis vanuritega kunagi juhtunud on. Sest teie, publik, ei olnud nendega ausad. Publik nägi. Ta oli katastroof. Kas tead, mis oli kõige hullem, mida ta tegi? Inflatsioon oli väga halb, aga see polnud kõige hullem. Kõige hullem oli see, et ma pärisin selle kõik. Vaata, mis hindadega toimub. Nüüd hinnad langevad. Ja nafta hind langeb tõesti. Pidin minema väga heitliku inimrühma juurde, kes on targad. Väga targad, tead. Iraanlased. Väga tark rahvas. Nad on omamoodi ürgsed geeniused, aga nad on targad. Mõtlen siis nii. Ma pidin neid takistama, sest kui neil oleks tuumarelv, nad kasutaksid seda. Ja tahad kaost näha? Lase neil linnu õhku lasta. Nad oleksid Iisraeli õhku lasknud. Kui mind poleks olnud, siis Iisraeli poleks täna olemas. Sest mina lõpetasin Barack Hussein Obama kokkuleppe JCPOA, mis oli otsene tee tuumarelva poole. Neil oleks see olnud. Nad oleksid seda kasutanud juba esimesel nädalal. Iisraeli poleks enam olemas. Iisrael oleks juba aastaid tagasi kadunud. Nüüd, mis mind kõige rohkem üllatas, oli see, et nad ootasid nii kaua. Nad ootasid, kuni ma tagasi tulin. Nad ei teinud seda meelega. Nad ei arvanud, et ma tulen tagasi. Paljud inimesed ei arvanud nii instrumentaliseerimise tõttu. Nad kasutasid valitsust relvana. Aga ma tulin tagasi möödates. Parem kui varem, ma arvan. Parem kui varem. Ja mõtle selle peale. Iisrael oleks kadunud, kui me poleks neid B2 pommitajatega tabanud. Nad olid see RIC materjal. See oli kuu aega tagasi. Ma olin seal. Nad oleksid võinud sisse tulla. Nüüd nad ei saa. See on paigas. Amon, mägi, varises tema peale. See varises tema peale. Nad oleksid kasutanud Iisraeli. Nad kasutaksid seda ka Saudi Araabias. Sa nägid seda Kataris, Elis, Kuveidis, Bahreinis. Sest kui see sõda algas, oli minu suurim üllatus see, et peaaegu kohe hakkasid raketid lendama teistesse riikidesse. Ma ütlesin, miks ta seda teeb? Ja tead, mis see tegi? See tõi mulle 5 riiki. Nad olid suurepärased. Ja lõpuks tehisintellekt, üks mudanguline tehnoloogia. Vabandust, üks hetk. Kui poleks olnud Donald Trumpi ja Bibi Netanyahut, kes minuga hästi töötasid, siis ta ütleks, meil on relvad, meil on kogu leping. Meie oleme need, kellel on B2 pommitajad. Kui poleks olnud Donald Trumpi, oleks Iisrael hävitatud. Milline on teie suhe Netanyahuga? Olgu, aga me peame teda natuke mõistlikuna hoidma. Siis lähme. Kas sa suudad kontrollida Iisraeli, et ta ei ründaks Liibanoni? Jah, ma suudan. Ma mõtlen. Ma tahan. Nad austavad mind väga ja teevad täpselt seda, mida ma ütlen. Täiesti kindlalt. Pea seda meeles. Kui ma poleks lõpetanud JCPOA-d, oleks see olnud tee. Pea meeles, see oli tee tuumarelva poole, seaduslikult. See on seal kirjas. Ja Obama arvas, et saab neid ära osta. Andis miljardeid dollareid, umbes 7 miljardit. Tead, see oli teada lugu, aga see ei toiminud. Sa ei saa end välja osta ega maksta. Kui ma poleks seda teinud ja kui ma poleks 10 kuud tagasi B2 pommitajatega nende tuumavarusid rünnanud,
siis Iisraeli täna enam ei eksisteeriks. nii et tehisintellekt. See polnud just kõige osavam üleminek. Kas sa näed tehisintellekti relvana? Noh, kui seda valesti kasutada, siis võib küll. Kui seda õigesti kasutada, ütlen sulle üht, see on võimas. Jah, see on võimas nagu miski muu. Ma mõtlen palju suurem kui internet. See on suurem kui miski muu. Ma olen näinud erinevate asjade esile kelkimist. See on ajastu, kus me meeldime neile ja me oleme meeldivad. Nutikad inimesed nagu meie. Me näeme, mis juhtub. See tehisintellekt on tõesti hämmastav. Praegu on see uskumatu. Sa saad meditsiinilisi ravimeetodeid 20–25 aastat varem tänu sellele. Sul hakkavad ka muud asjad juhtuma. Aga sa pead aru saama, vaata. Tead, meil on olukord Antropikuga ja meile ei meeldinud see, mida nad tegid. Ja siiani arvan, et nad on meie palve suhtes väga vastutustundlikult käitunud. Kas sa näed Antropikut ja teatud määral nende tegevjuhti Dario Amodeidi kui ohtu riigi julgeolekule? Noh, praegu mitte, aga võib-olla nädal tagasi küll. Olin tema väile koos. Tema pidas kõne. Mina pidasin kõne G7 ruumis. Ja ta tundub tore ja tark mees. Aga ta vastas meile väga kiiresti, sest see on tohutu, suur ja oluline vastutus. Inimesed arreteeritakse selle eest kohe. Sellega ei saa nalja teha. Ta vastas vastutustundlikult. Ma mõtlesin. Kui teie presidendi aeg hakkab lõppema, teil on veel 2 aastat ees. See pole enam palju aega. Ma arvan, et meil on palju aega, tõepoolest. Iga presidendi amet kestab 5 aastat ja Elutsükkel, mis areneb. aja jooksul. Ja kui president jõuab oma teise ametiaja, oma viimase ametiaja keskpaika, kaotab tema partei tavaliselt kontrolli parlamendi üle. Tema populaarsusreitingud tavaliselt langevad. Ja ta hakkab nõrgenema. Ja see juhtub ka teiega. Ei ole. Kuidas te seda säilitate? Uuring. Võltsuuringud. Kuidas? Suurepärased numbrid. Ma võidaksin ükskõik millist nende kandidaati 25-ga. Kindlasti 25 punkti. Mul on inimesed sul olemas austes. Nende kogemused, õppetunnid ja kasv. Sul on senat. Nii et Sa tunned puudust neist inimestest, kes panevad kõik toimima. noh, on vara. Mulle ei meeldi sellest rääkida. 2,5 aastat on pikk aeg. Mulle meeldib see hoone. Jah, ma parandan seda hoonet. Sa näed graniiti, mis neil oli. Kivid. Katki. Marmor on katki. Plaat, mis neil on odavast kohast pärit rämps, mis müüb rämpsu. See on valge maja. Sa nägid valget põrandat. Sa nägid ilusat graniiti. Ma parandan selle ära. Ma maksan selle eest. Ma ei taha raha. Ja valge maja saab varsti paremasse seisukorda kui kunagi varem. Ma eitan sellest, mis saab olema üks maailma suurimaid pallisaale ja tuvavõrke. Kõik on kuulikindlast klaasist. Need on droonikindlad ruumid. Ja varsti on see paremas seisukorras kui praegu. Õnneks on meil apellatsioonikohtunikud. Mul on apellatsioonikohtunikega hästi läinud, aga mitte nii hästi mõne kohtunikuga, kellel ilmselt on Trumpi deliiriumi sündroom. Aga ma pean ütlema lõpetuseks, et me muutsime Washington DC surmalõksust üheks Ameerika turvalisemaks linnaks. President, kas hindasite oma aega? Ma tean, et teil oli täna kiire. Ma arvan, ei maganud. Kas te ei maganud? Te lendasite siia. Mul oli sinu jaoks 2 tundi aega. 2 tundi. Tal on tema jaoks rohkem kui 2 tundi vaja, eks? Aitäh. Noh. Tänan teie aja eest. Aitäh. Aitäh.